Kogumispäevik. Tere armsad Kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna on mul stuudios õppejõud, finantsekspert, mentor, saatejuht ja aastainvestor 2026 ehk Paavo Siimann. Tervist! Rõõm sind siin näha. Rõõm siin Kogumispäeviku kuulajate seltsis olla. Ja täna siis räägimegi Paavo teekonnast, kuidas siis see välja on näinud ja mis etapid on läbitud enne, kui siis võib-olla jõuda sinna, kuhu sa täna jõudnud oled. Räägime kindlasti investeerimisest ja ka Eesti rahva finantstervisest ja sellise rahatarkuse vundamendist ka. Aga ikkagi lähme kõigepealt selle suurepärase tiitli juurde, et mida see üldse see aastainvestori tiitel tähendab? Mina võtan seda kui kogukonna auhinda, et olen investeerimisteemadel sõna võtnud juba üle 10 aasta. Olen alati, kui keegi midagi küsib või kuskile koolitama või esinema kutsub, et mu lähenemine on olnud see, et võimalikult palju nagu õnge anda, mitte nagu lahendust, et mulle väga ka endale meeldi, et kui keegi küsib, et kuule, ma ei tea, mis aktsiat täna osta, sellepärast, et võib-olla 3 tunni pärast on juba uus uudis ja ma ei ütleks, et seda aktsiat osta edasi, aga meeldib just, et inimene ise jõuaks mingisuguse arusaamani mingite põhimõtete alusel. Et see teeb ju inimese vabaks, eks, kui sa tead, mida sa teed, et sa ei sõltu sellest mingist konkreetsest soovitusest või nägemusest. Et jah, võib-olla on ikka vahva ongi olnud, et ega vahel on tulnud ka selgitada, et mida see aastainvestor siis tähendab, et piltlikult öeldes, et kuidas sa siis Jaan Tallinnal ära tegid, et siit ma olengi just rõhutanud, et see on pigem nagu kogukonna auhin nagu kogukonda panustamise eest. Ja mida see sulle kaasa on toonud, et nüüd on see paar kuud oled juba seda tiitlit kandnud? No see paar kuud, võib-olla algus oli selles mõttes nagu hästi vahva, et koheselt, et ma ei olnud, ütleme niimoodi isegi planeerinud, aga hästi palju erinevatest nurkadest, erinevatest kohtadest tuli igasuguseid õnnitlusi inimestelt, kus ma ei oleks isegi seda oodanud nagu, et kes võtsid vaevaks kirjutada ja õnnitleda ja vahel ka juurde lisada, et ammu oli aeg või midagi taolist, et see niisugune positiivne aja hulk, mis läks õnnitlustele vastamiseks esimesed 3 päeva, ütleme, pisi isegi kalendri ümber tegema, sest viisakas oleks ikka vastata nagu. Ja pigem ta ongi tulnud selliseid ka erinevaid esinemisi erinevates sellistes, mitmeid mitteavalikke, kes on tahtnud ka siis nagu teekonnast mõttemaailmast, kuidas väljakutseid ületada, rahatarkusest üldisemalt teada saada. Ja kui investeerimiskogukonna peale mõelda, siis seal tuntakse sind väga hästi, aga ma olen kindel, et siin kogumispäeviku kogukonnas on ka inimesi, kes võib-olla kuulevad esimest korda su nime. Et räägi natukene oma sellest teekonnast ka, et mida sa oled teinud, kuidas sa oled siia jõudnud ja kust võib-olla üldse huvi sellise rahaasjade vastu ja investeerimise vastu sul on tekkinud? Ma ei tea, selle koha peal siis võib-olla see traditsiooniline vastus ikka on, näiteks me kõik tuleme nagu lapsepõlvest ja minu lapsepõlv möödus rubla ajal. Et kui mina poodi mängisin siis kopikate ja rubladega, mis olid ise välja lõigatud ja ise tehtud ja ütleme nii, et kuna mu ema oli raamatupidaja ja isa töötas kaupluses, et mõlemad olid sellised ka rahadega seotud teemad, et võib-olla aitasin vahel kassas kopikaid lugeda või vanast oli raamatupidamine selliste kartoteegi kaartide peal, et kui vähegi juba käekiri kannatama hakkas, aitasin seal midagi kokku liita või nii edasi, ja huvinumbrite vastu oli suhteliselt varane. No ja siis ma püüdsin ise ka ikkagi endale juba mingil hetkel esimesed rublad tekitada ja siis ma avastasin ühe sellise asja, et päris kasulik on sõlmida vanematega selline kokkulepe, et taara viimine on minu ülesanne. Väga hea. Et võib-olla siis natukene need raadio või päeviku kuulajad, kes on ise nõukogude ajal elanud, et võib-olla mäletavad, et taaral oli tänasega võrreldes tollel ajal tunduvalt kõrgem hinde. Et näiteks liitrine piimapudele võib-olla, mida
osad on kuskil muuseumis näinud. Ma mäletan väga täpselt, et kui see piim koos pudeliga maksis 42 kopikat, sellest 20 kopikat oli pudel. Wow, pool. Jah, nii et kui ma 5 liitrist pudelit juba ära viisid, oli rubla minu. Ja siis veel, ma ei tea, isa õlut ei olnud, aga isa töö juures ikka neid õllepudeleid kogules, et siis ma juba laiendasin turgu nagu ja et ma ei tea siis öelda, et ma tean, et kui sa nüüd Õhtulehest stiilis pealkirja tahad panna, et alustas taara kogumisest, et väga hea pealkiri. aga tegelikult nii see oli ja ma siis mäletan, et kui ma ikkagi esimesed 10 rubla ja esimesed 40 rubla olid nagu juba lapsena nagu tekkinud, et see nagu rõõmustas, et jah, niimoodi see nagu algas, et. Aga läksid sa õppima majandust, mis sealt edasi sai või et mis jah, no ütleme nii, et kui ma 90-ndatel siis selline ülikooliealine olin 90-ndate keskel, siis majanduspuumis, et kõik tahtsid majandusse minna ja konkursid olid väga tihedad. Et jah, ma läksin majandusarvestuse ja finantside suuna peale, et kuna mind see valdkond kõnetas, jah, natukene siis võib-olla olin seda kodust ka näinud ja ma arvasin, et kui ma teen endale finantsarvestuse, finantsjuhtimise, finantsanalüüsi ja selle poole selgeks, et selle peale on suhteliselt lihtsam juhtimist õppida, kui peaks vaja olema. Et vastupidi võib nagu keerulisem olla, et jah, teen juhtimise sügavused selgeks, aga siis kogu see numbriline pool, kus ma siis selle võtan. Ja ma tagantjärgi olen selle valikuga nagu väga rahul, et kokkuvõttes jah, kui ma finantsjuhina töötanud, et see on ka paljuski töö suures osas inimestega, aga selline tehniline ja loogiline vundament tuli sealt finantside poole pealt, et see oli nagu hea. Aga investeerimisega sa alustasid aastal 2006? Just. Mina alustasin, ma olen 2007 ja ma mäletan, mis 2008 juhtus, et kuidas sa ka alustasid, et päris valus võis see algus olla või ma ei tea, kuidas sinu kogemus oli? No eks ta ühest küljest võib-olla igale jaeinvestorile see esimene kriis on nagu kõige ehvatavam. Et sellest on vaja lihtsalt läbi tulla, sest kõigil see ühel hetkel juhtub. Ja kui vaadata ju statistikat, on ju see, et palju jaeinvestorid tuleb reeglina turule, kui turud on tipus. Just, sest kutsuvad täpselt, kõik on juba turul tahan ka minna. Et eks ju, et kui viimased taksojuhid on ka tulnud sinna, et eks ju, siis on kõik kohal ja siis tavaliselt tuleb langus. Ja siis paljud ehmatavad ära ja siis nagu kogu selle maailma peale pahased ja peavad seda kõike pettuseks ja nii edasi, et mul oli selles mõttes võib-olla nagu taust tugevam, et ma ikkagi teadsin, et majandus on tsükliline, et midagi oli nagu koolist külge ka jäänud, aga ikkagi kuna see tulevikku ette ei tea, alati tulevik ja määramatus ju tekitab ebakindlust, et see on väga inimlik, et see samamoodi kehtib ka minu puhul, et kuna ma tollel ajal ütleme niimoodi, et ma hakkasin investeerima siis, kui ma ütleme nii, et siis olid esimesed säästud niimoodi tekkinud, et mul oli see võimaluse ja esimesed aktsiad olid ostetud ja võib-olla mul finantsjuhina oli töölaud suhteliselt täis, et ega mul väga palju närveerida ei jõudnud, et tööd oli palju, et võib-olla seetõttu nagu selliseid suuri lollusi, et nüüd kippusin kohe siin kõike müüma ja nii edasi ei teinud, aga ütleme nii, et ei olnud ka piisavalt oidu juurde osta, kui asjad odavad olid. Et õppida võib-olla seda nagu nägema ikkagi, kas ettevõte on nagu fundamentaalselt tugev või mitte, et sellest aru saamine, et sul aktsiahindades emotsioonide osa on nagu niivõrd suur, et see võib-olla sellisele reaaltajuga inimesele alguses oli võib-olla natuke liiga raamist välja. Aga kas sa alustasid aktsiatest või fondidest, sest sellel ajal ei olnud sellist info hulka, mis täna on ja ligipääsetavus samamoodi? No ei olnud ka nii palju instrumente, kui vähemalt vabalt niimoodi kätte saada kui praegu, et võib-olla oli lihtsalt natuke otsust langetada, aga ma alustasin aktsiatest, et mul esimesed olid aktsiad, sellised klassika tollel ajal, Tallinna Kaubamaja, Saku õlletehas. Eks ju, Saku õlletehas küll börsil enam ei ole, aga tollel ajal oli ka ta niisugune tugev ülekapitaliseeritud ettevõte, mis oleks võinud rohkem dividende maksta, kui ta maksis. Ja Carlsberg koos nendele rahaga siit Eesti turult siis ühel hetkel lahkus, et ja siis oli ka aktsiafond,
ja noh, võib-olla see, ma mäletan, see kõige suurem pauk minul tuligi kuskilt Venemaa aktsiafondis selle esimese. Ida-Euroopa oli Ida-Euroopat oli ka jah, ja et ma mäletan näiteks ju selles regioonis, sealt ma hakkasin ka õppima, noh tegelikult Venemaa see aktsiaturu tõhusus sõltus hästi palju sellest, mida teeb siis nafta hind. Ja edasi, et õppisid nagu seda poolt jälgima, aga noh, see aitaski kohe aru saada ka sellisest, sellisest geograafilisest lähenemisest, et ja noh, alles peale seda 2014 ma läksin esimesele ühisrahastusplatvormile, et enne seda oli ta sisuliselt aktsiafondid. Kas selle aja jooksul on su strateegia ka muutunud või sa oled kuidagi alguses juba paika midagi pannud ja seda järginud või pigem teatud aja tagant on see ikkagi muutunud? Ikka muutunud, et kui ma otsustasin korporatiivmaailmast väljuda ja siin rohkem oli siis nagu õppejõutööle peale doktoritöö lõpetamist nagu aega panna, et siis ma hästi teadlikult oma portfelli suunasin juba aasta enne seda selliste rahavuinstrumentide suunas, et vähendada seda vahet finantsjuhi palga ja õppejõu palga vahel, sest see erinevus on ju kordades, et tollel ajal oli ta veel suurem, sest nüüd on küll õppejõudude palkasid ka korrigeeritud, aga see oli see hetk veel, kui 2013 oli tulnud tasuta kõrgharidus, aga riigil raha seda finantseerida väga ei olnud, et ma suunasin nagu sinnapoole ja siis ühel hetkel ikkagi vaadates kalendrisse, et isikukvoodis ma vaatasin, et ikkagi mingisuguse kapitali kasvu sõidu peaks ka ära tegema ja siis 2019 ma hakkasin rohkem seda iduettevõtete poolt endale selgeks tegema. Ja ka sealt ikkagi aru saada, et see ei ole niimoodi, et paned 1, 2 või 3 ettevõttesse, et see on selline suhteliselt keerulisem ja igavam instrument, et kus tegelikult see tõde selgub alles 10-12 aasta pärast, sest kõik jamad tulevad suhteliselt kiiresti välja. Aga see, mis siis võiks läbimõeldud lähenemise põhjal edu tuua, see selgub alles selle teekonna või selle mingi tsükli lõpus alles. Aga ma olin, ütleme nii, et ma olin selle valmis ikkagi nagu vastu võtma. Aga kuidas sul läks muidu iduettevõtetega? Aga ma ei teagi veel, kuidas läinud on, sellepärast on selle teekonna nagu poole peal, sest ütleme nii, et jamasid on välja tulnud, õppetunde on ka juba tulnud. Võib-olla kõige tuntum nendest on nagu Planet 42, kus ta selles mõttes investeerimisteesina pidas nagu ilusti vastu, et sest see oli nagu iduettevõte, millele teenuse ja turule sobivus oli päevast üks olemas. Mõned iduettevõtjad otsivad ju mitu aastat. Aga ta õppetunni andis pigem see, et millistel tingimustel peale sind kapitali kaasatakse, et sellest võib-olla sellist kogemust nagu varasemalt ei olnud, et see oli nagu hea, seda saab absoluutselt ise juhi, et võib-olla ongi võib-olla ka see, et eks igaüks maksab mingid õppetunnid investorina. See oluline samm ongi see, et kas sa saad aru, miks see õppetund tuli, et kui sa ei saa aru, et siis on nagu jama, aga kui sa nagu saad aru, et see võib-olla paneb ka, ütleme niimoodi, sellised igasuguseid tingimusi ja asju veelgi täpsemalt nagu läbi mõtlema ja arutama. Sa ütlesid, et mingi hetk sa tulid finantsjuhi koha pealt ära, läksid õppejõuks, et miks selline muutus? Ma õppejõud olin osa ajaga olnud juba päris pikalt, sest mul oli selline huvitav olukord, et kui mina tegin magistrikraadi, siis minu õppekavas oli kohustuslikult ette nähtud õpetamispraktika ja ma tegelikult mõtlesin, see oli see asi, mis meil selle õppekavas kõige rohkem häiris, nagu sellepärast, et ega mulle see pildikult öeldes põhikooli ajalootunnis klassi ees vastamas käimine Egiptuse vaarauda ja Mahtrasõja ja nii edasi teemadel ei olnud väga minu kirg nagu, et alati mul oli hea meel, kui mul selleks trimestriks 3 hinnet käes oli, siis ma teadsin, et rohkem ei kutsuta. Aga siis ma mõtlesin seda, et ma ikkagi tahan seda magistrit nagu teha, et
tegeleme selle asjaga siis, kui see aeg on kätte jõudnud, et ma ei muretse selle pärast nagu ette, aga siis tuli selline huvitav pakkumine ülikooli poolt või minu juhendaja poolt, et nad ütlesid, et minu magistritöö juhendajad, kui sa minu finantsanalüüsi tundide seminare teed suuremas mahus, kui praktika saamiseks ette nähtud on, et siis me võime sulle või saame sulle tasu maksta selle eest. Ja see oli selles mõttes täiesti meeldiv pakkumine ja iga kroon oli ju sellisel 24-aastasel inimesel oluline ja ajaressurss ka võimaldas ja siis ma ütlesin, no aga teeme ära siis ja siis nemad ütlesid ühe hetke, tule järgmine aasta jälle, et no siis ma ütlesin, et okei, jah, siis teeme. Ja siis tule siis 3 aastat, eks veel nagu ja noh, niimoodi selliste 3 aastate tsüklitena ma siis kogu aeg seal tippjuhi töö kõrval taustal ülikoolis käisin 1-2 õhtut nädalas või vahel nädalavahetusel, kuidas see tunniplaan sattus nagu finantsaruannete analüüsi rääkimas. Ja täna, mis aineid sa seal õpetad? Minul on siis igasugused numbritega seotud õppeained, et finantsaruannete analüüs, majandusarvastuse, ärirahanduse tudengitele, selline äritulemuse juhtimine, analüüs, juhtimise turunduse tudengitele, siis oma doosi ettevõtja finantstarkus saavad ka personalijuhide, sest kui sa tahad strateegiline personalijuht olla, siis sa peaksid ikkagi aru saama, mida finantsjuht räägib sul ettevõtte koosolekule. Ja siis on veel äriinfotehnoloogid, 2 ingliskeelsete tudengite rühmad, üks on nagu MBA tudengid. Nemad on siis selles mõttes nagu vahvad, et nende esimene haridus või vahel mõni tuleb ju mitmendat magistrit tegema ja sinna tuleb ka doktorikraadiga inimesi, aga see ei ole majandusest või ärindusest, et see on midagi muud, et oled sa insener või keemik või ajakirjanik või arst või et see on selles mõttes nagu vahva seltskond, et hästi huvitav üks elukogemusega, kes tahavad nagu ettevõtluse toimimisest paremini aru saada ja üks osa ettevõtlusest on ka see ettevõtja finantstarkus, sest võib-olla ongi see, et meil päris palju räägitakse sellest eraisiku finantstarkusest ja ma usun, et täna ka selle puudutame. Mind kõnetab lisaks sellele ka niisugune ettevõtja finantstarkuse, eks, et oma ettevõtet edukalt juhtida, et jah, on äriideed vaja, on entusiastlikku tiimi vaja, aga sa pead ikkagi teatud maani finantsidest ka aru saama, et kui sul lihtsalt niisugune platooniline suhe raamatupidajaga on, kes arved ära maksab ja maksudeklaratsioonid ära esitab ja majandusaasta aruande ära teeb, et see ei ole finantside juhtimine, eks. Ma olen sinuga hästi nõus, et me oleme ise samamoodi mõelnud, et loomulikult ongi, et pigem eraisikute selline rahatarkus, aga ettevõtjate seas ka ja oleme ka pakkunud siin oma klientidele selliseid seminare ja ma usun, et jätkame, sest see on samamoodi oluline, eriti kui me tahame, et Eestis oleks võib-olla rohkem ettevõtlikke inimesi ja ka ettevõtteid on ju, et siis on see ka väga oluline, et nad jääksid toimima ja toimiksid hästi. Ja see on ikka vahvad, mida ma ikka vahel kuulnud, et alustanud ettevõtja räägib, ta on praegu väga hõivatud ettevõtte ehitamise ja kõige sellega, et kui mul aega tekib, siis ma hakkan finantsidega ka tegelema. Aga praegu mul ei ole selleks aega nagu, et ma lihtsalt vaatan, kas kontol raha on või ei ole niisugune. No ja nii on ka eraisikutega on ju samamoodi, et mul on nii kiire, et ma ei taha selle rahaasjadega tegeleda, aga see tegelikult on see oluline. Kas noortega tegelemine annab kindlasti sulle endale ka palju sellist energiat ja värsket, ma ei tea, vaadet ja? Kindlasti, kuigi ma ütleksin, et kuna mul ei ole magistritudengid, siis need laias laastus jagunevad pooleks, et jah, umbes 1/2 tuleb otse pakast. Eks ju, nende puhul on nagu hästi näha, et nad on harjunud õppima, eks ju, et mõnel läheb, ma ei tea, 15. ja 16. kooliaasta, et 12+3 ja siis äkki võiks magistrit tegema, et 16. ja 17. kooliaasta ütti. Ja siis osad on vahepeal midagi muud teinud, kes 10 aastat, kes 15 aastat ja siis ütleb, ei, ma ikkagi tahaks midagi nüüd vahepeal õppida nagu ja siis on nii lahe vaadata seda. Kuna mul on sageli ka esimene semestri Raine seal magistriõppes, et kuidas on nagu sisse elavad kogu sellisesse, et uuesti õppimisse, et sageli ma esimesel tunnil, ma ei tea, panengi tund aega sellele, et kuidas üldse õppida. Sellepärast, et ikkagi inimesed jõuavad magistri tasemele, aga vahel ma vaatan, et inimesed veel ei ole õppinud õppima. Aga soovitad sa täiskasvanutel minna
õppima ja täpselt sa ütled, et sa pead õppima uuesti õppima, sest ei ole harjunud või istuda seal on ju. Ei ega vahel mõni kirjutab küll, et kui saaks need loenguid nautida meelelahutusena, oleks väga tore, aga nüüd õppima pean ka, et see natuke ikka segab nagu. Videokästina kuulata. Aga see nali naljaks, et eks minu jaoks on ka see, et ma ütlengi teile, et päris palju infot ju tänapäeva leiab ka erinevatest keskkondadest, inglise keeles rohkem, eesti keeles vähem. Muidugi seal on aru saada, mis on nüüd kvaliteetinfo ja mis on midagi ülejala tehtud. Aga ülikooli formaadi minust üks suur eelis ikkagi on selline kogukonda ja see võrgustik, mille sa sealt kaasa saad. Eks sa saad ju sisuliselt esimesest päevast alates, osad grupid on ju 100 liikmelised, eks ju, ja kui sul õnnestub võimalikult paljudega rääkida, nendega tuttavaks saada, et sa saad ju väga tugeva võrgustiku endale kaasa, mida saad kogu eluks. Et ma siin seninigi näen kuskil, et ikkagi, ma ei tea, kursaõed ja vennad juba 20 aastat käivad koos ja teevad asju koos ja nii edasi, et nagu sarnaselt mõtlevaid, sarnaste väärtustega tarku inimesi, et ma arvan, et igal ühel on neile sellise võrgustiku üle hea meel, et võib-olla siin ongi väga kohane tuua ka investeerimisklubi sisse, et see on samamoodi selline kogukond, kus siis ju jagatakse neid mõtteid ja Eesti on selles mõttes ikkagi eristub Balti riikidest, et meil on selliseid kogukondi. Meil siin enne korra oli ka juttu, et see on kuidagi investeerimisele on hästi palju rõhku pandud ja seal on neid kogukondi võib-olla isegi rohkem kui selline elementaarne rahatarkus, mis eelneb siis investeerimisele, et sellele võib-olla ei ole nii palju tähelepanu pööratud. See on tõesti nagu väga äge, et ma arvan, et see võib-olla isegi ütlesid liiga vähe, et ma arvan isegi ka väljaspool Baltikumi on nagu tuleb see kogukond, mida Marko Oolo ja Tõnis Berkuljev kunagi alustasid just 80 inimesega lauluväljaku kaare alla. Ja olles ka ise alates 2017 kõikidel investeerimisfestivalidel osalenud, on selles mõttes huvitav näha, et igal aastal on umbes pooled on sellised, kes on esimest korda seal, et nüüd tulevad ikkagi ka nagu vaatama, et kui ma tean, et kui seda programmi kokku pannakse, et siis on seal alati selliseid baasasju ja ka sellist inspiratsioonilugusid ja siis on seal üks saal, eks ju, kus edasijõudnumate teemadel räägitakse, et igal ühel oleks midagi. Et kui hästi see formaat nagu toimub ja sealt on ka päris paljusid selliseid investeerimissõpruskondi alguse saanud, et vahel on seda seal tehtud ka niimoodi juhendatult, et kes otsib ja nii edasi, et osade jaoks on võib-olla oma sõprade või sugulastega olnud tabu nagu investeerimisest rääkimine ja sealt leiab jälle sellised inimesed, kellega on nagu ühised huvid ja lepitakse kokku, et siis omavahel arutame. Linna peal võib-olla ei lähe sellest rääkima, sest üldiselt psühholoogia näitab, et rahast rääkimine peab turvaline olema. Ja see ei tähenda seda, et peab koos investeerima hakkama, et kuidas investeerimisvaldkond on nii lai, et keegi ei tea kõike seal. Et sul on vaja põhiasjadest aru saada, kuidas riske maandatakse, aga vahel on hea, et keegi näeb mingit ühte uudist, teist uudist, kolmandat saab põrgatada, inimestel on erinev professionaalne tausti, erinev riskitaluvus, erinevad eesmärgid. Ja selles mõttes sellised kogukonnad on nagu väga head, et investeerimisklubi käib ju korra kuus vähemalt koos, et nüüd on ta siis investor Toomasega kampas sellised väga erinevad silmaringi arendavad üritused, et püüan isegi, kui vähegi võimalik osaleda. Ja jällegi sinna on oodatud ka uued liikmed, kes võib-olla kohe ei tunne, et nad kõike teaksid, et siis ongi hea selles keskkonnas olla ja tõesti on ka teisi selliseid häid kogukondi, kus siis koos hakata minema, et natuke nügida üksteist ja rääkida. Ongi see, et psühholoogid on ju tõestanud, et keskkond on alati tugevam kui inimene, et kui sa ei ole praegusega rahul, siis ikkagi tuleb kuidagi seda keskkonda vahetada, et piltlikult öeldes, eks ju, et kui pubekal tekivad halvad sõbrad, siis võibki, eks ju, halba seltskonda sattuda või oledki sattunud ja sama asi ongi see, et kui sa tahad investeerimisteekonda alustada, siis tasub olla, et su lähemas tutvusringkonnas on veel kedagi, kes sellega tegeleb. Sest kui su tutvusringkonnas on ainult inimesed, mida ikkagi veel tänapäeval ju ka kostub, et see investeerimine on lihtsalt üks hõlptulu teenimine,
ja kelmusi on palju ja nii edasi, et no siis ei jõuagi kuhugi nagu, et sa pead ikka väga tugev olema, kui üksik hunt oled. Kas sa ise ka näiteks pead eelarvet või oled pidanud või kuidas sa ise oma igapäevaseid rahaasju ajad või mis sul see nagu selline suurem eesmärk seal on? Ma kvartaalselt piltlikult öeldes teen oma eraisiku bilansi ja ma sellist kuu eelarvet, kus ma olen täpselt sendi pealt kõik tulud ja kulud kirja pannud, ei ole kunagi pidanud. Kuigi osade inimeste jaoks ma olen seda soojalt soovitanud. Ma tean ka seda, miks ma seda teinud ei ole, on see, et kui neid inimesi niimoodi eristada sellise raha käitumise poole pealt, et kulutajad, säästjad, üldse mingid raha vältijad, kes ei tahaks üldse rahaga tegemist teha. Kuna ma olen see säästja tüüp, siis ma tean, et mul ei ole väga palju 3-eurosed kohvisid või mis see põhiline meem meil siin on, et ma olen nagu teatud põhimõtted paika pannud, et ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju, sest siis ma pean 2 asja ostma, ühe hea ja teise odava. Et selleks mul raha ei ole, ma tahan ühe hea asja osta. Ja ma ei ole nõus asjadest üle maksma, et kui mingi lennupilet on ikkagi totaka hinnaga, siis ma ikkagi ei osta seda, ja kõik soodustused, allahindlused, need tuleb laualt ära korjata, eks ju, kui need antakse, see on üks osa sellest mängust, et nii lihtsalt on, et jah, vahel läheb küll tüütuks nende erinevate kliendikaartidest. Kas mu ID-kaardil teie poe kliendikaart on või nii edasi, aga mis ilka, et siis teenindaja vaatab selle üle, et mingisugused sellised põhimõtted ma olen nagu enda jaoks nagu või käitumismustrid olen ma nagu paika pannud ja neid ma ikkagi, ütleme 95% juhtudest nagu jälgin, et vahel on jah see, et loomulikult, et mulle kunagi hästi meeldis, et kui ma käisin Londonis T.F. Weckeri kirjutatud koolitusel Mõtle nagu miljonär, see Millionaire Mind, et seal nagu soovitati, et minimaalselt 5, isegi 10% on siis panna kõrvale, mis on nagu see niinimetatud hea elukulutused, et on ta siis mingi hea massaaž või mis iganes sind kõnnetab, või söök või et see annab sulle nagu edasi sellise tõuke nagu, et sa edaspidises elus tahaksid neid suurendada seda ja siis annab selle motivatsiooni nagu taha, et psühholoogiliselt võib-olla ei ole kõige loogilisem, et ma nüüd piltlikult öeldes esimesed 60 aastat elust kogun ja mitte midagi ainult säästan ja siis hakkaks reisima, aga pagan siis selgub, et põlv on haige ja väga ei tahagi enam, eks, või süda puperdab või et ikkagi selle kõrvalt tasub ka elada, aga lihtsalt mitte üle oma võimete. Ma arvan, et väga hea on see, kui sul ongi see eraldi pandud, et sa ei pea kuidagi piinasid tundma, et ma nüüd kasutan nii palju raha, ongi spa peale või reisimise peale, et sa teadki, aga see ongi selleks ja see annabki mulle energiat ja et sa saad südamerahust seda kasutada, et see on minu meelest väga hea mõte, mida kaasa võtta. Jah, reisimine üldse väga selles mõttes, et vahva on alati minna, vahva on alati tagasi ka tulla, aga jah, meil on kunagi sõpradega sai pandud selline väikene väljakutse üksteisele, et reisitud riikide arve peab ületama eluaastate arvu. No väga hea. et see on ikka vahva jälle lihtne niisugune mõõdik nagu, et mul on sellega väga hästi praegu, et mul on 63 riiki tehtud, et mul on tugev varu. Aga jah, et kuidas kuskil elatakse, millise mõttemaailmaga need erinevad kultuurilised taustad, et minu jaoks reisil on ka üks oluline koht just see, et minu jaoks on täiesti okei, kui ma kõiki kivisid üle ei vaata, aga kohalikega tahaks küll tuttavaks saada nagu ja kohalik kuskil arutada ja rääkida, et need on alati huvitavad reisid. Ja minule samamoodi meeldib kas siis nendega rääkida või neid vaadeldagi, kuidas nad käituvad ja märgata neid väikseid asju, et see paneb kohe kuidagi teise perspektiivi need asjad.
aga sa ütlesid seda sama, et inimesed on nii-öelda, mõni on säästlikum ja mõni on kohe, kuidagi on, et see raha tuleb ja läheb. Ja mõne puhul ma pean tunnistama, et ma ei ole isegi aru saanud, et minu meelest ta läheb välja rohkem kui sisse tuleb ja niimoodi pidevalt, et ma tahaks võib-olla vahel just, et kutsu mõni selline inimene ka saates, et ma ka kuuleks, et kuidas see maailm nagu pöörlema panna, et ma saan aru, et vahel vaata just ohtrate asjade ja kingituste ostmisega sa, ma ei tea, premeerid ennast ja teed ennast nagu siis väärtuslikuks ja nii edasi, aga jah, et teatud maani nagu piltlikult öeldes, et võib-olla mõne krediitkaardi tasuks ikkagi sulgeda ja natuke pikemat mängu mängida, et ja ma olen täiesti kindel, et tegelikult sa tead oma kulutusi, sa lihtsalt ei tee võib-olla seda Excelis, aga sul on suurusjärgud kindlasti teada ja teades, kui juba Excelitega tegeleb, et need inimesed, nad ütlevad, ei, ma ei tee, aga tegelikult ta teeb täpselt. Aga kas inimesed sünnivad selliseks või tekib see elu jooksul, et mulle endale juba tundub, et kuidagi nagu see tuleb sündimisega kaasa, kes on rohkem sellised kogujad ja hoidjad, mitte ainult raha, vaid ka muud asjad, et mis sinu arvamus on? Ma arvan, et eks jah, mingi geenipakett on sulle kaasa pandud, et aga keskkond kujundab ka ikka. Ja kindlasti see mõjutab ju väga palju ka. Kui me nüüd räägime sellisest Eesti rahva finantstervisest, siis just avaldasime uuringu, mida me oleme teinud nüüd 4. aastat, et seal me vaatame, kuidas on siis Balti riikide ja Rootsi inimeste finantstervis. Ja võib-olla selline esmakordselt on siis, oli Eesti siis see riik, kus finantstervis langes aastaga. Ja mida see finantstervis üldse tähendab, et me mõõdame ühtepidi teadmisi, finantsteadmisi, nendega on meil väga-väga hästi ja võrreldavad siis Rootsiga, et siin Läti, Leedu jäävad ikkagi tükk maad tahapoole ja kindlasti seal on see kogukonna panus. Ja küll aga selline finantsvõimekus on langenud ja mida me finantsvõimekuse all siis mõtleme, ongi need samad igapäevased rahaasjad on tasakaalus, et ikkagi tulud on suuremad kui kulud, siis on olemas selline meelerahufond ja kindlustused ootamatusteks, et tuleks selliseid suuri üllatusi ja saaks nendega kenasti hakkama, siis tasakaalus või selline hallatav laenukoormus, ja kõige lõpuks siis pikaajalised investeeringud või säästud pensioni jaoks või mingi plaan on ju. Ja miks see võib-olla on langenud, see on just eelkõige siis sellest tulenevalt, et on kasvanud nende samade inimeste hulk, kelle kulud on suuremad kui tulud, et ma ka alati mõtlen, et kuidas siis nad hakkama saavad, on ju, et umbes 32% siis ütlevad nii. Ja kui vaadata, et laenude hulk nagu ei ole suurenenud, et hallatav koormus on enam sama, siis on vähenenud ikkagi natuke säästude arv, et 77% ainult ütleb, et neil on mingisugunegi tagavara, mingid säästud ja see on siis vähenenud ja inimeste arv, kes siis tunnevad, et neil pole piisavalt sääste, et jätkata sama elustiili pensionieas, nende hulk on ka kasvanud, et seal päris juba 44%. Et seal on ka sellist nagu seda tunnet või üldse nägemust, et seda mõtteviisi, mis praegu võib-olla siin on levinud, et ongi kulud on kasvanud ja ei ole sellist optimismi võib-olla väga palju. Kuidas sina näed, mis viimase aasta jooksul on toimunud? Kas sa näed midagi sarnast, et ma tean, sa mentordad ka inimesi, et ütleme, et need eraisik, ma pigem ettevõtjaid mentordan. See kasutasid kogu aeg seda tunne nagu, aga tunne ongi see, et mida ka väliskeskkond tekitab, et ühest küljest meil siin Eestis oli selline maksutõusude laine, osaliselt tingitud ka kaitsekulutustest, kuigi tegelikult oli ju veel siin suuremaid väljaminekuid. Ja mul võib-olla nüüd ääremarkus on, ütlen, et mul natukene ongi kahju, et see debatt nagu pooleli jäi, et võiks siis nagu ühiskonnana kokku leppida, mis on siis see, mida me ootame, mida riik meie elanike ja ettevõtjate jaoks teeb. Ja siis me saame ju, meil tarku inimesi on, saame välja arvutada, kui palju see maksab. Ja siis on ju poliitiline otsus, et kui palju me maksustame tuluteenimist, vara omamist ja tarbimist. Et kuskilt see raha peab ju tulema, aga mida maksustada,
kasutada, see on ju puhas poliitiline otsus, et ja kuna meil sisuliselt on kogu aeg valimised iga 2 aasta tagant, siis kohati selliseid vajalikke otsuseid vastu võtta, mis on pikas perspektiivis vajalikud, pikemas perspektiivis kui üks valimistsükkel. Et see minu meelest on suhteliselt halvatud, et nüüd ma arvan jälle, me oleme ju aasta jäänud valimisteni ja me hakkame pigem selliseid populisme kuulama, kus siis võib-olla, kui inimene ei ole rahatark, kuidas et hääled kätte saada sellise ilusa jutuga, et vahel tekibki et kui mingi investeerimiskelm lubab sulle 20% või ma ei tea, 100% mingi tasuvust, aga kui poliitikud vahel mõned päevast päeva ja just hakkavad imelikku juttu ajama, et seda siis ei loeta kelmuse alla et seda ja siis öeldakse, et me ju tahtsime, aga kõik ju ette teavad, et Eestis tuleb alati koalitsiooni ja valitsus, et keegi ei saa 100% oma valimislubadusi ellu viia, et võib-olla natuke selline poliitikatarkus kuluks ka selle hääle andmisel sinna juurde, et siis mina näiteks oma hääle, ma olen erinevate parteide poolt hääletanud, mina annangi maksudebati põhjal. Et kas see, mida maksunduse kohta ei räägitakse, on ikkagi see, mis kokkuvõttes majanduskasvule kaasa aitab, et ma olen enda jaoks sellised kriteeriumid paika pannud. Nii et kuna tunne siit ühest küljest Eesti poolt on olnud selline, et maksud tõusevad ja maailma mastaabis on ka sellist ebamäärasust palju, kuigi teisest küljest ükskõik, mis geopoliitiliselt juhtub, aktsiaturud on taastunud, eks ju. See on mingi uus huvitav reaalsus, mida vist kuskilt õpikutest õppida ei saa, et selline hämmastav kohandumisvõime globaalsel tasemel, nii et eks kokkuvõttes ongi seda, et võib-olla selline kohandumine võtab aega ja võib-olla ongi siis ka seda tüüpi, mis Swedbank teeb ja teised, et toetada sellist inimeste kohandumist, et keskkonnaga, et praegusel küsitlusest paistab välja, et ei ole võib-olla lõpuni kohanetud. Jah, ja ma ise tean, et see küsitlus on igal aastal jaanuaris, mis ikkagi on hästi võrreldav. Selle aasta jaanuaris olid meil kõrged elektrihinnad ka ja energiahinnad, et see kindlasti natukene mõjutab, samas me näeme, et võib-olla teistes riikides nii palju mitte, aga üks ongi see, et me teame, kuidas asju peab ajama rahaasjuga, aga see käitumise pool. Ja siin mõjutab hästi palju ka erinevad sellised hoiakud ja uskumused. Kui palju sina, ma ei tea, kas või nende tudengitega arutada neid hoiakuid ja uskumusi ja kas need on ajas juba selline muutus toimunud, kui me mõtleme selle aja peale, kui me noored olime või koolis käisime, et siis oli selle rahaga see seos üldse hoopis teissugune ja seda polnud nii minu meelest enamusel. Ma ütleksin kuna mina puutun peamiselt kokku TalTechis, siis majandustudengite ja äriinfotehnoloogidega IT-teaduskonna poole pealt, et ma arvan, et nad on keskmisest rahatargemad ja TalTechis isegi bakalaureuse tudengid on juba mitu aastat peavad sellist tudengifondi, kus neil on väga kindlad protsessid paigas ja neil on seal väga palju huvilisi, kes tahavad kõik selles ka väljaspool majandusteaduskonda, kes tahavad selle investeerimistarkuse omandamisel kaasas olla, et minu meelest on üliäge näha sellist suurt muudatust, et võib-olla COVID-eelsel ajal ma mäletan ikkagi et oli võib-olla see skaala oli selles mõttes laiem, et osad võib-olla ei teinud mitte midagi ja kui keegi ütles, et ma ei tea, minu portfell teenis 12% aastas, siis keegi teises, kas sa krüptost oled midagi kuulnud? Et seal on 4-kohalised protsendid, mida sa siin eks ju, et need skaalad olid hästi laiad, millega keegi tegeles, et võib-olla see natukene on ühtlustunum, et jälle seda neid teadmiste poolt on juurde tulnud. Et ja kui ma küsin ka et kes eraisikuna või eraisikust lähtuvalt investeerivad, et siis ma ütleksin, et see on ikka tugev 3/4, 80% vähemalt nendest tudengitest, kellega ma kokku puutun, et selles osas muljet avaldav. Jah, uuringust tuleb ka välja, et noortel on nii teadmiste pool hea kui ka võimekus, et võib-olla seal pole nii suuri puhvreid veel vaja, et kui sa üksi elad, et ei ole neid perekulusid veel juures on ju. Noore inimese ju kõige suurem sõber on aeg.
et noh, et kuna seal bakalaureusõppes tehakse neile selgeks ju ikkagi 2 põhiasja, üks on raha aja väärtus ja teine, mille üks osa ongi siis see, et seal kasvavad välja siis nagu öeldakse see, et ja teine on see liitintressi efekt ja selleks ongi aega vaja, et see asi nagu toimima panna. Sest minul oli võib-olla ka, mis mind kannustas, et isiklikult oli see, et kui mina olin siis selline mudilane, siis minu vanemad rääkisid mulle, et kui ma 18 saan, et siis ma saan hoiukassast 10 000 rubla, mis tollel hetkel oli ju väga suur raha ju arvestades mingid 100 rublaseid kuupalkasid. Ja siis, kui mina 18 sain, siis ma sain 1000 krooni. Ja see enam ei olnud nii suur summa. Ja siis ikkagi tekkis nagu vanemates nagu nõutus, et mis jama see nüüd on nagu selles mõttes, et selle eest ikkagi sai suhteliselt vähe võrreldes. Ostujõud oli tundvalt madalama. Tänapäeval on see veel 64 €, eks, me selle suudaks just suuga 2 peale suht kiirelt ära lahendada. Ehk siis mina sain osa tegelikult sellisest riigikorra vahetusest tingitud hüperinflatsiooni keskkonnast, et kui siin aastal 1992 oli inflatsioon üle 1000%, et me siin vahepeal nutsime, et 20% oli, eks, et siis mõtlesin, et okei, on ikka tunduvalt suuremaid siin olnud nagu, aga millega võrrelda. Jah, et alati võrdlusbaasis sõltub see, kuidas sa siis asjasse suhtud nagu. Ja teisest küljest natuke matemaatiliselt asjadele lähenedes, et kui palju on meil siis tööealist elanikkonda ja vanaduspensionil olevate isikute suhe, keskmine palk, demograafiline olukord, ega sa saad suhteliselt lihtsalt aru, et ka minusugune, ükskõik ma ei tea, millal ma siis ametlikult pensionile lähen, aga mul ei ole mõtet selle riigi pensioni peale loota. Eks see ei lähe paremaks, et kui siin 90-ndatel ei saanud midagi inimestele ette heita, et kõik alustasidki 150 krooniga ja ei olnud väga neid sääste edasi võtta, aga minul ei ole võimalik seda vabandust võtta ühel hetkel, et ma pean ikkagi nagu ise endale selle vastutuse võtma, et see on võib-olla selline oli nagu oluline otsus minu jaoks, ja võib-olla sellepärast see sund või tõuge oligi tugevam, et ikkagi midagi omal nahal tundnud, et kuidas sa siis ikkagi sellest 10 000 rubla ostujõust ilma jäid, sest nõukogude aeg, ma mäletan nagu lapsepõlvest, et letid olid küll tühjad, aga kõik asjad olid olemas. Et alati keegi teadis kedagi ja käis lihtsalt nagu see asi nagu teistmoodi, aga ja noorte teine eelis ongi see, et kui sa suudad seda liitintressi efektist osa võtta, siis peale 10 aastat hakkab juba nagu mõju avaldama, et mis tähendab seda, et ma psühholoogilise poole pealt ma olen ikkagi aru saanud, et see investeerimine on hästi tugev distsipliiniharjutuse. Ja järjepidevus. Ja. Et nagu tippsportlasi ikka õpetatakse või et iga päev ei ole motivatsiooni trenni minna, et nendel päevadel tuleb distsipliin appi. Eks, et kus aga lõpeb motivatsioon, algab distsipliin, et see investeerimise kohta kehtib samamoodi, et kui sa ikkagi esimesed kuud seal mõne euro teenid, ei ole väga selline inspireeriv ja motiveeriv, et selleks ongi vaja siis natuke aru saada, et kuidas liitintressi efekte töötab, et mõned peavad seda ka maailma imeks ja seetõttu ja võib-olla nooremana sellised vead ja apsakad ka ära teha, sellepärast, et sul on aega tasa teenida seda. Ja summad on ka tihti väiksemad, kui sa alustad, et siis need maksumused on natuke väiksemad. Need õppemaksud on natuke väiksemad ja kokkuvõttes see suund on nagu väga, väga tervitatav. Küsin veel selle eesmärgi kohta, et kuhu sina liigud või miks sa seda, ma ei tea, investeerimist või kuidas sa oma rahaasjade sellist eesmärki üldse endale sead? See loogika on nagu, sisuliselt ongi, mina olen nagu enda peas, eks ju, võtnud seda, et ma olen sellises pikaajalises mängus. Et ma, iga päev nagu netipanka ei logi ja ma ei ole nagu, minu jaoks kauplemine on pigem nagu töö. Et mul ei ole kunagi olnud seda kirge, et mul on kogu aeg siin, ma olen näinud inimestel 6 ekraani ees, seda siis seal kogu aeg, eks ju, teeb ja liigutab ja ma ei tea, ma olen käinud
ma ei tea, välisreisil inimesega, kes kogu aeg tänaval kõndides vaatab, mida aktsiagraafikud nagu teevad, et siis ma olen, kuidagi mulle sobib, et ma ei tee seda nagu, aga ma alati aktsepteerin, kui inimesed on erinevad, see teeb ka nagu maailma põnevaks nagu, et ei ole nagu null etteheidet, aga minule sobib pigem selline võimalikult passiivne lähenemine, et mulle käest on siin ka palju küsitud, et ma ei tea, miks sul üürikinnisvara ikka ei ole ja sest me eestlased on keskmisest rohkem kinnisvarausku inimesed, et seda on ju ka uuritud, eks ju, kollastest kaartidest, eks ju, kõik kunagi sai alguse, et esimene kokkupuude tuli selle varaklassiga, et börs tuli ju hiljem aga mul ongi pigem see, et mul kuidagi mingi pelgus, et mulle muidu inimesed meeldivad, aga ma pelgan, et äkki see meeldivus väheneb, kui mõni neist üürnikuks osutub. Et kuigi ma tean, paljudel läheb nagu hästi ja inimesed on ägedaid kinnisvaraportfelle endale loonud, siin meil on väga paljusid just ägedaid naisi, kes on ju vahvad, sellised tublid portfellid, neile meeldib ka kaunistamine ja kõik selline sisekujunduse pool ja neil tuleb see hästi välja, neil on see kirg ja toimetavad. Minul on teistsugune kirg ja võib-olla investeerimise teebki nagu ägedaks see, et neid lähenemisi saab mitu olla, et võib-olla me vahel tulemegi sellest kooliaja sellisest piiratud mõtlemisest, et on ainult üks õige vastus, eks ju. Jumalest ära eksi, on ju? Jah, et investeerimises tuleb selles mõttes nagu lahti lasta, et on mitmeid õigeid vastuseid. Riskid on vaja ära maandada, eks ju, et see on see. Jah, ja jällegi on hea rääkida teistega, et kuidas sina teed või kuidas sina ei tee ja leida see enda tee. Aga kui nüüd rääkida üldse sellistest, ütleme tavalises füüsilises, vaimses tervises ja ka finantstervises on selline võib-olla vundament kõige olulisem või tõesti need äärekivid seal või nurgad, et mida sa rahatarkuses pead selliseks baasasjaks, mis peavad olema paigas, et peale võid ehitada igasuguseid asju ja see, kas sa jõuad investeerima, mitte on ka jällegi selline valik, aga see on juba selline kirst tordil, ma ütleks. Et mis sa näed, mis peavad olema paigas või ka võib-olla meie kuulajatele, et nad saavad mõelda, et see osa selle peale ma võib-olla ei ole veel mõelnud või et sellepärast mul natuke logiseb see raha asi siin. Võib-olla kõige esimene, kõik saab alguse peast toimuvast, et mis sul see suhe rahaga on, et mida, nagu öeldakse, mida vähem, võib-olla sa oled kunstiinimene, see on ka väga okei olla, et sa ei taha rahast midagi kuulda ja tuleb mingi eksiarvamus on kuskil kaasa tulnud, et need, kes on vaimselt rikkad, need võiksid rahaliselt vaesed olla, et ma ei ole uurinud, kus see tuleb, aga seda on ikka kuulda olnud aga kui su profiil ei ole või su kirg ei ole rahaga, aga sa ei saa muuta nagu seda tõsiasja, aga sul on elus vaja rahaga hakkama saada. Et võib-olla mis mina mingil hetkel ikkagi suhteliselt noorena aru sain, on see, et ma ei muretse asjade pärast, mida muuta ei saa. Et üks on see, et ma pean nagu rahast läbi närima, aga seda tüüpi inimestel on see, et võimalikult palju asjad ära automatiseerida. Tänapäeval on ju see järjest lihtsamaks läheb, igasuguseid erinevaid tehnilisi lahendusi tuleb juurde, et ei pea kogu aeg, eks ju, tegelema. Ja teine pool on see, et aga mul ei ole midagi investeerida. Kulusid, mulle endale meeldib kasutada nagu seda, et kulude vähendamine, see lõputult ei saa väheneda, eks ju. Mulle endale meeldib pigem see, et nagu kulude kontrolli all hoidmine, eks ju, nagu sa ütlesid ka, et ma tean oma suurusjärke ja nii edasi, aga ma ei vaata nüüd täpselt nii nagu eurot, aga kontrolli all hoidmine, aga ma jälgin kogu aeg põhimõtteid, mida ma siin saate algusosas ütlesin. Aga minu jaoks on hoopis teine pool, et aga tulude suurendamise, seal piltlikult öeldes ju maksimaalset väärtust ei ole. Piiri ees pole, on ju. Jah, et aga see õnnestub reeglina selle siis, eriti eraettevõtluses, mida rohkem väärtust sa lood, mis tähendab seda, et tänapäeva selliste teadmistega kursis olema. Ma pean tunnistama ka, et ikka pea plahvatab vahel kõiki see, ma olen ikkagi aru saanud, ega mina jõua kõiki tehisintellekti uudiseid ikkagi jälgida, et ma olen küll igasuguseid uudiskirju endale tellinud ja nii edasi ja siin kasutan ka erinevaid tehisintellekte ja ikka üllatun ja nii edasi, aga ma olen otsustanud selle tehnoloogia arenguga kaasas käia
piltlikult öeldes ma tean päris paljud, eks on, ma ei tea, õpetajad plaanivad pensioneeruda sellepärast, et nad ei plaani seda teha, aitab küll selleks eluks, ma seda nagu ette ei võta. Mina olen otsustanud, et ma käin sellega kaasas. Aga ongi, et et ma loodan, et siis kokkuvõttes aitab ka, mõjub sissetulekutele positiivselt. Ja võib-olla kui esimene oli siis niimoodi psühholoogiaga seonduv ja teine oli oma tulude ja kuludega seonduv ja siis ma kolmandana ikkagi rõhutaksin seda, et sa pead ära otsustama selle skaala, et kui aktiivne või passiivne sa oled, ja sellega nagu siis rahu sündima, et kas sa vaatad korra kvartalis oma investeerimisportfelli või korra päevas, eks, et mis sul see natuur nagu on. Et see loogika on nagu see, et kui sul portfell magada ei lase, siis on ikkagi midagi nagu halvasti, et siis tuleks ikkagi mingid ümberkorraldused teha, et kui midagi ärevust tekib, et ikkagi investeerimise mõte ei ole endale täiendavat stressi tekitada, vaid ikkagi piltlikult öeldes, kõlab küll klišeena, aga täiendavat vabadust tekitada. Et kui seda tunnet ei ole, siis ikkagi tasub kas siis oma kogukonnaga või eesti keeles on ju palju häid raamatuid ka ilmunud ja edasi, et see pool korda teha. Mõtlengi need inimesed endaks ära kaardistada täpselt, et kui palju ma üldse rahaasjadega tahan tegeleda, et kui sa tunned, et väga palju ei taha, on ju. Siis on see sama basic vaja lihtsalt ära teha, korra ikkagi sisse närida, vaadata otsa, mis üldse kontol toimub, nii nagu sa ütlesid, võib-olla selle bilansi pool ka panna, et mis mul täna ikkagi need varad on ja mis mul need kohustused on ja võib-olla suures pildis vaadata, et kuhu see liigub, kas see liigub sinnapoole, kuhu ma tahan või see kuidagi väärtus kogu aeg langeb. Eestis on veel nagu selles mõttes päris huvitav, et kui üks matemaatiline rännak teha, et maksimaalselt saab ju näiteks teise sambasse investeerida 6%, eks sul on praegu need valikuvõimalused. No ja riik paneb veel 4% sinna otsa, see 6 + 4% on juba 10%. Ja niimoodi maksutõhusalt sa saad kolmandasse sambasse panna kuni 15% oma brutopalgast. 10 + 15 on 25%. Kui juba neljandiku piltlikult öeldes kõrvale paned ja sa saad seda teha ju täiesti passiivselt. Sa pead natukene aru saama, kuidas fonde valida, et seal ei tee 1 aasta mingit tasuvuse põhjal mingid otsuseid ja oskad pensionikeskuse leheküljelt ka teenustasusid vaadata ja oskad selliseid teadlikke otsuseid teha, siis sa oled ju tegelikult sellise baasi juba ära teinud. Aga kui sa ikkagi väga niimoodi suht kasvu ostad, siis sa oled ju võib-olla aru saanud, et ikka kus see kasv mujalt ikka on tulnud, tehnoloogiast tuleb, eks ju, et jah, ega siit Balti börsilt seda nagu nii väga ei leia, aga jälle võib-olla loed uudiseid, et Balti börsil on päris kobedaid dividendimaksjaid. Et meie need keskmised dividendimäärad on ikka siin kõrgemad kui USA börsil, sellepärast, et ikka väiksem ja efektiivsem turg, et selle pealt nagu saab teenida, et kui sa mingisugust baasasjad endale nagu selgeks teed, et siis hakkab juba vundament tekkima. Ja alati on ju võimalus tõesti kaasata mõni inimene, kes fännab seda eriala ja või miks mitte nõustamisele minna, et 25% sissetulekust juba kõrvale panna, minu meelest on see väga nagu tuntav. Ma ei tea, võib-olla kas Swedil on statistikat, eks kui palju selliseid inimesi üldse on, et ma kahtlustan, et äkki see protsent on ikkagi ühekohaline, aga võt jah, ja see pigem on see kolmanda sambaga on ju, et paljud ei kasuta maksimaalselt seda ära, et teise sambaga on see võib-olla rohkem nagu levinud ja kuidagi normaalsem. Aga need on võib-olla sellised head asjad, et kui sa paned mingid asjad paika on ju, ja natukene enda reeglid ka, et kui sa tead, et sa oled emotsionaalseid oste teed väga palju, et siis tehagi endale selline eraldi fond selleks, panna teatud protsent sissetulekus sinna ja siis saad südamerahuga seda kasutada, ja muu eelarve ei lähe nagu paigast ära. No Eestis on jah selles mõttes lihtne, et pangakonto avamine käib ju suhteliselt lihtsalt, eks sa võid ju avada pangakonto nimega ma ei tea, hea elu, eks, et sinna panedki siis mingi 10% oma sissetulekust ära ja siis on pangakonto nimega igapäevased toidud ja kommunaalid ja motivatsioonikõnelejad ju räägivad seda, tegelikult see investeerimise, kui sa alustadki, et 10-15% sissetulekust läheb nagu sinna, ideaalis siis tulevikus seda kasvatada, et eriti kui see risk on see, et kui sa ei tee seda, et kulutad selle raha lihtsalt ära, et siis tasub nagu esimesena
ära kanda ja ära teha, et noh, nagu nad inglise keeles räägivad, et pay yourself first või et jälle, aga noh, see ongi jälle selline distsipliini teema, et ja noh, võib-olla see teine üks põhimõte ka, et noh, ikkagi see ta vist otseselt niimoodi oma küsitluses seda ei mõõda, aga noh, minu hinnangul ikkagi, kui selle põlvkondade juurde nagu tagasi tulla, siis jah, praeguse pensionäride põlvkonnal on pigem nagu raske. Kuigi ma vahel ikkagi üllatun, kui ma neid uudiseid loen, kui palju investeerimiskelmid suudavad neilt raha kätte saada, et siis nagu ei tundub, et ei olegi nagu rahapuudust nagu, aga noh, see võib olla natuke nagu teine teema, aga lihtsalt, et see kohati kõlab nagu noh, kuidas öeldakse, kirsturaha ikkagi niimoodi välja petetakse, et aga noh, et põlvkonnad, kui minu põlvkonnad või minu põlvkond, eks ju, pensioneerab, et ma kujutan, et me ikkagi peaks jõudma sinna klassikalisse staadiumisse, et iga põlvkond saab ise hakkama. Et üks põlvkond ei pea toetama teist, ehk siis lapsed saavad ise hakkama ja vanemad saavad ise hakkama, aga noh, see vundamendi ladumine hakkabki nagu väga kaugelt. Et see on see, mis mind nagu inspireerib, et jah, uuringust tegelikult selgub, et vanemaealised näiteks ka oma neid teadmisi hindavad nagu väga hästi. Kui me nüüd vaatame sellist faktilisi teadmisi, siis see ei ole nii kõrge. Samas nad on harjunud selle väikse rahaga väga hästi toimetama ja noh, vaatamegi, et see võimekus ja see finantsterviseindeks on väga hea tegelikult. Aga sa tõid sisse väga olulise nüansi, et see on kõik muutumas ja noh, täna ma näen selline 40-49 vanusegrupp on kõige võib-olla nagu pingelisema finantstervisega, et noh, ometi mõtled, et noh, tippaeg on ju, et nii võiks olla sissetuleku mõttes. Aga noh, meil võib ka see olla, et võib-olla meil läheb laste peale ja võib-olla läheb ka vanemate peale. Täpselt seda ma tahtsingi öelda ja lisaks sellele on sul veel tihti eluasemelaen, ütleme siin liisingud ja sa tahad ka reisida, et noh, see on selline pingeline, et ma loodan, et mingi hetk on juba see, kus sellises vanuses, et nad ei pea oma vanemate pärast nagu muretsema, ehk me ise teemegi selle nimel tööd, et me saaks ise pensionieas hakkama, aga need natuke võib lootused on ka kõrgemad või elustiilile. No sellepärast ongi, et noh, natuke nagu utreerituna tundub, et ega see, ma ei tea, kuidas see ilus nimi siis on, vanadekodu ja hooldekodu kõlavad nagu halvalõhnaliselt natuke, aga noh, tegelikult saab ju täiesti väärikalt kogukonnas väärikalt nagu elukaare viimases otsas olla, aga see ka maksab. Ja ma tean paljusid sõpruskondi juba, kes nii-öelda plaanivadki, et koos vananeme, et teeme sellise, ma ei tea, elurajooni või piirkonna, et kus me saamegi üksteist toetada ja võib-olla on sellised ka teenused kätte saadavad. USA-s on see vist päris populaarne. Ja. Küsin sult veel lõpetuseks, et kust sa ise inspiratsiooni saad või ma ei tea, kas sa loed mingeid raamatuid või kuuled podcast'e või ongi see pigem see kogukonna asi, kus sa käid ja saad selliseid häid mõtteid? No tegelikult kõike, et investeerimisjuttude podcasti jälgin samuti, et selline dünaamiline duo, noh, väga hästi nagu Meelis oma selliste ambitsioonikate lähenemistega ja põnevate avastustega, mille peale nagu ei tulekski nagu ja Tarmo, eks sellise rohkem nagu rahavoole suunatuna, dividendile suunatuna, samamoodi siis LHV-st Triinu ja Nelli, ütleme vahel väga tänulik, et hoiavad aega palju kokku, et sellise maailma Ameerika uudistega nagu kursis hoiavad, sest noh, aeg on väga väärtuslik ressurss, et mulle väga meeldib sellist nagu toimetatud sisu jälgida, et mulle väga niisugused üksikuid säustatusi või nagu mõttevälgatusi, et selleks ei ole aega. Ja siis ongi sellised OTR teeb ju väga head sisu, investeerimisklubi kogunemised, investor Toomas ja siis erinevad sellised uudiskirjad, et mulle uudiskirja formaat nagu ka meeldib alati, et noh, et keegi toimetaja on ikkagi selle kokku pannud mingite kriteeriumite alusel, et ma saaksin ikkagi selle olulisema info kätte. Jah, et nii huvitav on, alati me mõtleme, et kas uudiskirjasid ikkagi keegi veel loeb, aga see on ikkagi vanusegrupiti natukene erinev, et kuidas seda infot tarbitakse, et noh, noored võib-olla nii palju ei jaksa lugeda. Samas me näeme, et kui on põnev sisu, noh ka video mõttes, et noh, okei, muidu on 2 sekundit võib-olla, aga kui on ikkagi põnev sisu, siis seda vaadatakse, et jah, see info tarbimine on kindlasti muutumises, aga sellist meeles pidama, et kellele sa seda jagad, seda infot. Mis sa veel võib-olla meie kuulajatele soovitad, et kes tahaks rohkem
oma rahaasjades paremaks saada või investeerimisega algust teha, et mis oleks selline võib-olla kergem lugemine, mitte päris kohe finantsanalüüsi juurde pöörduda? Ma jah, et kuulajad on ju kindlasti võib-olla väga erineva taustaga, aga kui ikkagi varasemad kokkupuudet ei ole, siis meie oma kogukonna liikmete Kristi Saare, Kristjan Liivamäe, Taavi Pertmani, Jaak Roosaare, eks ju, raamatud on ju kõik loodud, kirjutatud, sealt saab kogu selle baasi lihtsas heas eesti keeles nagu kätte, ja siis juba need investeerimissõbrad endale leida, ise läbi mõelda, eks ju, miks ma seda teen, sest et sellega ma olen ka täiesti nõus, et mida psühholoogid väidavad, et kui sa tead oma miksi, et siis on tunduvalt suurem, siis tuleb sinna nagu see energia ja motivatsioon taha ja see on tunduvalt suurem tõenäosus õnnestuda, et mina selgitasin siin oma miksi, eks ju, et seal pikas mängus, eks ju, et kus ma tahan olla ja nii edasi, et jah, et võib-olla see baas nagu paika saada ja siis iga teekond algab esimesest sammust ja on täiesti arusaadav, et on päikselisemaid ilmu, on viimaseid ilmu. Jah, ja see esimene samm võib olla selline ka väike, et ei pea selline suur hüppe olema kohe. Jah, aga ta võiks, mulle endale tegelikult meeldib see, et ta oleks ikkagi tegeliku rahaga, sest võib-olla ma ise ka, aga ma kõrvalt käinud nende virtuaalõppuste käigus nagu inimene ei käitu niimoodi, nagu ta reaalse rahaga käituks, et sa ei saa päris hästi neid õppetunde sealt nagu kätte, et pigem väikeste summadega ka ikkagi, kas või 100 euroga, aga ikkagi oma rahaga alustada. Ja üks asi veel, mis on tekkinud võib-olla noorte seas, et sellise väikse summaga, et ma varsti olen kohe miljonär, siin aasta-2 pärast, et kuidagi seda ootust ka maha võtta, et see on selline järjepidev ikkagi, ma ei tea, kas töö või siis nagu sa ütlesid, distsipliin ja et see ei ole nii, et aasta pärast nüüd ma olen finantsvaba, et see on pikem protsess, et vaatad nagu sellist muru kasvamist on ju. No ma tean oma tutvusringkonnas ka noori, kes on öelnud, et 30-selt on nad finantsvabad, et see on nende eesmärk ja ma tean ka neid, kes sinna, ma ei tea, nüüd on jõudnud 27-ndani ja täiesti ilusti astuvad sinna. Seal on väga erinevaid lähenemisi, osad ongi see, et kes siis on hästi palju nagu teinud sellist karjääri ja võimalikult kõrgepalgalisele töökohale ja lisaks siis veel, eks ju, kogu see nutikas investeerimine ja hästi mõttetute kulude vältimine ja nii edasi ja ma tean ka noori, kes on nagu alustanud ettevõtlusega, sest ega see tegelikult oma ettevõtte ülesehitamine, kui sa oled distsiplineeritud, sul on selline ärivaistu kantud, suudad meeskonda kokku panna, saad ettevõtte finantsidest aru, see võib olla väga hea investeering, aga nüüd see selgub sellel väljumise momendile. Et kui sulle see ostja tuleb, et siin 10 või 15 aasta pärast, sinni kaua sa võid isegi kohati alguses, eks ju, minimaalpalka saada. Ja siis, kui seal keegi saab korporatiivmaailmas ilusas tornis istub või kuskil avalikus sektoris, et see võib ka kohati nagu ebaõiglane olla, aga see ongi, sa saad aru, aga sa mängid ju pikka mängu ja mille nimel sa teed, et jah, et kes tunnevad nagu, et nendel on ärivaistu, ettevõtlusvaistu, saavad inimestega hakkama, saavad finantsidega hakkama, et võib-olla tasub täitsa kaaluda, et jah, ka ettevõtja teekonda, sest protsendid või uuringud on näidanud, et kokkuvõttes on see päris tasuv, kui sa seda läbimõeldult teed. Ja finantstervise indeks on samamoodi ettevõtjate seas kõrgem, sest ma arvan, et nad on kogu aeg selle sees, nad kogu aeg peavad jälgima, mis majanduses toimub, hakkama saama igasuguste majandustsüklitega ja tegema erinevaid rolle või teadmised peavad väga erinevad olema, nad õpivad ju ka kogu aeg, et minu meelest ettevõtja jaoks hakkamine meelest väga tervitatav. Ja selline vaimne vastupidavus, mis see peensõna eesti keeles on säilevõtkus, sest ma ise ei ole sellist klassikalist ettevõtet üles ehitanud, jah, mul on küll oma osaühing, aga mitte pigem nagu varahalduseks ja sellisteks konsultatsiooni- ja koolitusprojektideks. Aga ettevõtjana jah, seda vaimset vastupidavust on vaja, sest ega nad ütlevad küll, et nagu enamik aega ikkagi tundub, et maailm on nende vastu. Aga siis need hetked, kus see maailm ei ole nende vastu, siis on jälle päris ilusad tõusud ja nii edasi, et ei ole see, ongi nad saavad aru, et kõik ei ole sirgjooneline.
jah, et pigem on see selline pikem töö, mis siis võib väga head vilja kanda, aga alati ei pruugi, aga noh, jah. Aga tõmbame täna otsad kokku. Aitäh, Paavo Simon, et sa tulid meile ja oma mõtteid jagasid. Usun, et meie kuulajad said ka igaüks mingisuguse väikse mõttetera siit ja soovin sulle siis, ma ei tea, edukat investeerimisteekonda. Suur tänu ja edukat investeerimist ka kõikidele kuulajatele.